siuke hommikust lilleke. Süüa saab kohe. Järjekord ilust päev, tundub, et öine torm on läbi saanud ja aeg on desayunoaeg. Aeg on desayunoks. Desayunoks. Mulle meeldivad need Kuuba desayunod, need kaasades, perenaised, peremehed ise teevad. See on päeva ainus söögikord, kus on mingit puhuvilja ja mingit vitamiini ja vahel mingit avokaadot ja asju ka saad, sest üllataval kommel marketid ei ole. Vähe on, kui üldse on, ma ei tea, linnapildis ei ole üldse, ma ei tea, kas see on jälle mingi teema peab lugema, et ei lubata müüa või mis kala on, aga nagu värske staffi saamisega, ütleme, on üsna keerulised lood olnud meil siin, nii et hommikul saad nagu recharge ina kõik oma need vitamiinid, see on hea. Ma näetan mingi kella 7 üleval nagu kellavärk, mingi mitu päeva järjest, 6.59, pah, okei, üks päev jälle siis oli, ronni sai palju, aga muidu küll, ja siis tavaliselt desayuno me telime endale kella 9, nuevo, siis ma 2 tundi seal kuidagi sisustan aega, jalutan toas seinast seina ja tegelen oma mingite materjalide asjadega seda, ootan, et süüa saaks, ootan selle laiskloom siidi järgi. Inimene magab silmad lahti. Kõigepealt väike näide jälle teile sellest, kuidas elatakse. Keskmised tänavad on siis sellised. Vaata seda maja mu selja taga täiesti räämas, lagunemas, keegi neid ei paranda, aga meil on Gerdiga missioon. Meie tänane missioon on minna matkata La Habana kesklinna, vanalinna ja otsida üles autentne pood autentsete Kuuba sigaretega ja endale väike stokk neid muretseda, sest tahaks õhtul võib-olla ise vahelduseks ühe proovida jälle midagi erinevat ja võib-olla kojugi kaasa viia, et näiteks poistega teinekord mõni tore õhtu veeta Kuuba sigarit katsetades. Teab, mis suitsuaustaja, ma ei ole suitsu ja sigareti austaja, ma ei ole üldse, aga noh, Kuuba on ju all about these things, nii et selles mõttes ärge võtke mu reisi nii, et tulid siia, jõid rummi ja tegid suitsu, ei, see tuleb kõike võtta nagu selles mõttes objektiivselt, et Kuuba reis kujutab endast üldiselt seda, selles kultuuris on nendel asjadel väga tugev osa selles majanduses, sellepärast me siin neid asju ka teeme ja proovime. Peale seda lähevad jälle spandeksid selga jalga ja jooksma ujuma ja rattaga sõitma. Võt. Teatud tänavad on poliitsia poolt kinni pandud, mis tähendab, et liiklus suunatakse, piiratakse, peabulevaardil ei lasta üldse autosi kesklinna sisse ja noh, kõik on selles väga hästi reguleeritud, aga see tähendab seda, et lihtsalt vahetänavatele pannakse püsti suured telgid ja õhtul läheb tõenäoliselt käima jälle kõva salsatants ja mingi gastrofestival, sest toidutelke on päris palju. Selles mõttes jah, Kuubalt leiab igaüks midagi tõenäoliselt, et eks ma pikema monoloogi reisi lõpuks teile veel pean, aga linnad on väga erinevad ja Kuuba on väga mitmekülgne, et Trinidad, Varadero, Havana linnad, kus siiamaani olnud oleme, kõigil on midagi äärmiselt omapärast. Väga äge. Matkame, pole siin midagi ilusat, vaata maja, täiesti kuradi maha jäetud, räämas, puud kasvavad juba majas sees. Et selles mõttes ei ole siin mingit glammi asja, Main Streeti boulevardil kõnnida on võib-olla ilus ja tsentris on jah, paar ägedat hotelli ja kõik on vääriline ilus ja need üksikud prillikivid, šöid, mis siin on pargitud sinna keskel, sinna tsentrisse üksteise kõrval, aga jalutaks pool kiltsa kuradi tsentrist välja ja mine jaluta nendes vahetänavates, siis nagu näed, mis tegelikult toimub. Päris rets. Väga kultuurne ja äge on ja sellest vaadata, aga nagu päris rets. No, jalutame, mõtleme, mis rahva mass on, mingid Adidase telgid, värgid, särgid on Havana Kapitooliumi ees püsti ja praegu ma olen kergelt öeldes närvis.
ma olin kodus, ma pakkisin oma kotti ja mul olid kuradi jooksutassud koti kõrval ja need ei mahtunud kotti, ma otsustasin, ma jätan need maha. Ja nüüd ma saan aru, praegu siin kohapeal olles inimestel, kuradi, kes on Mehhikos, kes on kust igalt poolt kohale tulnud, inimestel on särgid seljas, kuradi 21K, 10K, ühesõnaga mingi kuradi Havana maraton on olnud. Ja kui ma Google'ist otsin, siis sellist asja kirjas ei olnud. Väga kurvaks, ülikõva oleks kogemus, oleks kuradi joosta kaasa Havana maraton. Ma ei tea, milline kokku sattumus, et ma jälle siia tulen ja see läheb just nagu muu eluga praegu nii teemasse, et mingi Havana maraton, aga no kuradi ei. Lüpsikas, ma olen küll kurb praegu, noh. Nagu tõsiselt. Ma saan aru, jah. Fucking hell. Ma joon siin rummi ja teen sigaritidest. Lasen vormi potist alla. Nojah, okei, siis olgu nii, ma tulin puhkama. Küll tossud, noh, see piinlik, selles mõttes, mis hästi piinlik loll sõna, aga nagu piinlik, selles mõttes, nagu tossud ei ole mingi high-tech, nagu meil on kuradi jälle Eestis, mine vali ja oi, mul uusi tosse vaja, siis roosad ja sinised ja kollased ja oi, see türkiis sinine mulle ei meeldi, ma tahaks siukseid, siis noh, siin on täielikult kaunad. Mõnedel on ikka täielikult kaunad jalas. Augud sees. Ja augud sees, nagu turistid jätavad siia maha näiteks riideid ja tosse, inimesed kasutavad neid ära. 3 numbrit suuremad, mõnel mingi banaanid jalas. Selles mõttes küll, jah, paneb mõtlema jälle, paneb hindama. Jah, samas peavad varakult alustama, siis päeval läheb palavaks. Sokkegi pole, vaata. Mõelda vaid, kui neil oleks mingid võimalused nagu, tingimused ja võimalused teha asja. Ja mul tuleb kohe meelde see episood, kus ma oma need punased tossud ära viskasin, vaata. Kirusin, et too võits, mingi auk on sees. Praegu mõtlen, et kurat, see oleks nagu, siin on see siuke keskmise kuradi top 100 jooks ja ketsid on siuksed sinna. Oi jah. Monte Cristo ja Cohiba on siin põhiteemad. Gert sai veel mingi sigarid on olemas ja ma teadsin, ma terve reis igalt poolt lüpsi saanud poodidest, vaatan seda hinda ja ma kogu aeg, kurat, mul oli mälus mingi pilt, et kurat, see üks pood, kus ma nägin, et olid palju odavamad õige brändi Cohiba ja Monte Cristo õiged sigarid ja me mingi nädal aega pole ostnud kuskilt, et lähme vaatame sealt üle, sest minu arust oli seal ja oligi reis kõvasti odavamalt kui igal pool mujal. Nii et sigarid on olemas. Tšekk ja nagu ikka salsa festival. Siuke möll käib siin. Inimesed on jälle Havana tänavatele ja ma ei tea, põhjust tähistamiseks jälle on millegi pärast. Nii kolmapäeval, neljapäeval kui pühapäeval. Et siin ei ole küll seda, et I hate Mondays. Siin on kõik arvastavad kõiki päevi, nädalapäevi ja mingid kohalikud hustlerid 3-kiloste kuldkettidega kuradi jalutavad meil ees siin. Muss käib, kõll on kaasas. Väge. Parem oleks ka siin. Päris. Seda kahve con leche, et mul siin ikka läheb. Con leche ehk siis piimakohv. Kuigi see ei ole päris nagu meil, et amerikaane ja valad piima peale. See piim ikkagi vahustatakse üldiselt ära. Aga mitte nagu iga kord meil seal Eestis, et valad iga kord raske piima ja vahustada ära, vaid see sama kann, mis seal on, selle vaja siis vahustad 6 korda seda. Kui korraga tuleb 5 kohvi, siis lastakse samast käpast need 5 kohvi ka kõik läbi. Selles mõttes. Aga jah,
mis seal siin on, sorry, võib-olla Kuba vlogid, nagu te olete juba vist praeguseks aru saanud, on natuke teistsugused. Siin ei ole internetti, ma ei saa kuskilt muusikat alla tõmmata ja ma ei tea, mulle täitsa meeldivad või mis sa arvad? Nagu siuksed natuke toorema vibe'iga ja siuksed nagu, ma ei tea, peaksid andma. No meil on kindlasti väga huvitav, ma ei tea, kuidas teil see show'st vaadata kõlbab, eks ma olen lihtsalt üks tsirkuseartist, kes siin kino teeb, aga ma arvan, et nii saate vähe paremini aru ka, kuidas see asi siin tegelikult on. Naturaalsed hääled, naturaalne sound ja kohad ja no kuna mul ei ole juurdepääsu kõigele, siis see sunnibki mind neid asju teistmoodi tegema. Ja noh, need viimased vlogid siin ja mingid vahepealsed võib-olla ka, ega hakkad juba ära ka väsima, vaata. Haigi ei ole absoluutselt, no midagi nagu ei ole, aga ma ei tea, kuidagi hääl hakkab ära minema siin. Varateeros oli mingi külm tuul paar päeva ja käisid ikka särgiga, et natuke võib-olla sai jahed, ja tahaks lõpus natuke aega endale ka ikkagi võtta, et ma siin teen oma parima küll, et teile näidata asju ja värki-särki, aga andke andeks, kui kõik ei ole alati nii top notch, aga Kert sai söögi kätte, vaata, snäki minuti saame ikka ära teha. Need on sellised lihtsad. Mis sa võtsid? Camarone. Camarone ehk siis krevetid. Camarone Conaro Blanco ehk siis Conaros Blanco ehk siis valge riisiga. Ja ma ei kujuta, mis see on. Krevetid on siin head, seda me teame. Odavad ka, näeb hea välja küll. Ja rohkem siin nagu midagi ei ole ka. Mina praegu ei söö ennast, mul hommikul siin siukse hunniga, et üritan seda paastuasja siin natuke näidata, paastuasja natuke ajada, et juba vaikselt selleks piinakambriks valmistuda ja vorm korda saada, sest see, mis Tallinna sees ootab, ei saa esimesed nädalaga kindlasti eriti fun olema. Head isu, Kert! Turuga käidud, oleme siin mitu päeva otsin, kus need turud siis kõik on, vaata. Turistirauti peal jälle läksime täna sinna kaameraga väga ei vehkinud seal vahetänavates, seal on tead. Mul on see kuradi jõulupuu on kaasas, Kert, vaata, lumivalget juustek, valge mees, vaata. Kõik tulevad talle pakkuma seal, noh mulle ka, aga talle eriti seal. Oje, Kubančika ja põhimõtteliselt prostitutsioon elab siin ikka täiooga ja eriti pakutakse Kerdile ja siis ma ei ole seal hea oma kaamerat ja kõige muu varaga ka vehkida, sest tont teab, võid sellest ilma käeda, eks ole. Aga kuna ma ütlesin, et siin puuvilja suht raske leida, tesa juunades hommikuti tehakse nagu, eks ju, mingid puuviljavaagnad asjad tavaliselt ka. Aga kas on serveering väga väike või ma ei kujuta ette, mis on ja igal pool toidukohtades on ka valdavalt ikka frititoit ja süskaripõhine selline pasta, pitsa, muu selline fritikaup. Aga ma lõpuks leidsin turu ka siis ja väga odav hinnas, väga häid asju, ma olin terve kilo neid banaane, mis see oli siis kilo oli no alla euri, see on mingi 75 eurosenti ütlevad, tuleb kuskile, aga selles mõttes, et minibanaanid said, et meil on, ma ei tea, minibanaan on just, kui siis Tallinnas minu arust ma olen tähele, ma täpselt hinda praegu peast ei mäleta, aga mingi gurmee banaani hinnaga ala, ma ei tea, üle 2 euro kilo, mis tavalist banaani saad euro-kilo, see on nagu taks on ja vanemad võib-olla 50 sendiga, aga gurmee banaan on palju kallim, siin saad neid, mine vali ise, võta palju tahad, viska mingi summa ja teine asi, minu lemmikasi, mida ma varem kunagi söönud, aga Jack kogu aeg toob ja ma olen nii ära harjunud, on avokaado. Mul on selline avokaado, nälgsin mitu päeva juba olnud ja vitamiine ja mingid sellised häid transrasvu tahaks saada, vaata. Küllastamata rasvu ja ma leidsin avokaado, vaat seda, see on mu kuradi näosuurune, see maksab 50 senti, palju meil avokaado maksab 2 ready to eat avokaadot ja mingi 3 euri ja sellepärast ma võtan kogu aeg neid tooreid ja sa saad neil küpsida või sööd isegi pool toorelt ära, et siin viskasid plekki ja esimene müüja läks katsus kõik ära, ütles no good, et umbes turistile ma halba ei müü ka, vaata, et kuubakad on ülisõbralikud. Ja siis teeninda läks ise otsis tervest pundist mulle või see tähendab siis turutei läks ostis tervest pundist mulle ise ühe mõnusa pehme hiiglama suure avokaado, ma arvan, siin on umbes 3 avokaado jagu seda nii-öelda siis liha või mida iganes on ja see maksis ainult 50 senti, näed, selles mõttes super luks, leiab asjad üles küll, ma natukene vaeva aga lõpuks saab oma vitamiinipaugu sisse või ma olen nii happy, tuleb vaikselt hakata juba kodu ja trennilainele tagasi häälestama ennast, nii et üritan juba natukene tervislikumalt toituda ja Ronni pudel on ka kotti ära peidetud ja see väheke, mis sellest veel järgi on. Mahlane ja mõnus saab, tõesti saab, nii on kõikine, oi pea.
ja Mihklile väga meeldib ka see lugu. Viimane õhtu Kuubal. Mingi 35 milline Aneo reserva on ära tehtud. Kell on 9. Kell on 9, siin läheb nii vara pühedaks. Kell 6, paar sigariot ka. Ja nii ongi. Jaa. Hauda just nagu tuleb võtta, siis on okei. Aga euro vaatus kuradi kuhja täis pastat. Hullu maja. Veidi rohkem läks, ma võtsin. Gert lasi mul mingi 3 korda ekta peal eksperimenteerida enne, kui ise julges tellida. Mis see on siis? Familiar pizza. Pizza familiar. Con queso. Hauda. Hauda. Con Jamo. Con hamu ja 2 euri. Kuidas ma ütlesin, 2 eurine uulitsa pizza? Tegelikult hästi. Juppe hästi, ma ütlesin 2 euri kuradi. Mis see on mingi 32 senti läbi mõte? También. Muy bien. Sí. Sí, bien. Sí. Sí. Sí.